Tere! See on väga lihtne praktika, mis aitab sul paremini seedida läbi informatsiooni kui ka toitu. Ehk siis omastada informatsioonist ja toidust kõik vajalikku ja väljutada siis ebavajalikku. Me alustame tavalise twist harjutusega. Hästi lihtsalt teeme mõlemale poole ning seejärel teeme Nadi Shodhana hingamisharjutust, mis aitab tasakaalustada meie mõlemat siis polaarsust meie enda sees. Nii et kui sa oled valmis, tule siia rätsepa istesse. Kui su puusad ei ole väga avatud, siis sa võidki siia jääda. Kui sa soovid natukene suuremat väljakutset, siis sa võid, ole hea, lihtsalt jätta enda parem jalg siia ette. Pane endale midagi tuhara alla. Kui sa soovid, võta see parem tald ja aseta see vasaku reie ülemise osa peale. Seejärel pööra enda ülakeha paremale. Aseta vasak käsi ette ja parem käsi taha. Sa võid siia jääda või siis aseta enda vasak käsi siia parema põlve peale. Selg on sirge ja võid vabalt siin püsida. Mida sa võid teha? Sa võid enda parema käega võtta kinni paremast tallast. Vaata, kas sa saad. Ole kindel, et su tuhar on ilusasti maas. Hinga välja. Sisse hingates tõsta käsi korra üles, siruta selg välja. Ja välja hingates pööra ennast rohkem paremale. Ole kindel, et sinu selg on sirge ja sa jääd nüüd siia. Sisse hingates pikendad selga ja välja hingates pöörad ennast rohkem paremale. Me jääme siia umbes 12 hingamiseks. Hingad kõhtu. Hästi vaikselt. Hingad kõhtu. Lased enda kõhu täiesti vabaks. Õlad on lõdvestunud. Välja tulemiseks pööra pilk ette. Sisse hingates vabasta käed, aseta need põlvedele. Ja välja hingates peatu korraks siin. Selg on sirge. Hingad kõhtu. Ja vahetame poole. Kui sul praegu oli parem tald ees, siis vahetad poole. Paned vasaku talla ette poole. Ja täpselt samamoodi teeme vastaspoole. Kui soovid, siis tõsta enda vasak tald parema reie ülaosa, seesmise osa peale.
pööra ennast ülakehast vasakule. Ise mäletad, kuhu sa enda käed jätsid, on ju. Kui soovid, võtad vasaku käega kinni vasakust tallast. Ainult siis, kui sa saad enda põlved ja mõlemad tuharad hoida siis matil ja vali siis endale see positsioon, milles sa soovid püsida. Sisse hingates tõsta enda käsi üles, siruta ennast sirgeks selgroost. Ja välja hingates pöörad natukene rohkem ennast vasakule poole. Sule silmad, hinga kõhtu ja püsi siin. Fookus püsib kõhtu hingamisel. Lased kõhu täielikult lõdvaks. Lubad endal läbi seedida kõik vajalikku. Lased lahti ebavajalikust ja jätad alles ainult nii-öelda nektari. Välja tulemiseks pilk otse ette. Sisse hingates vabastad käed põlvedele. Ja välja hingates püsid siin. Hingad kõhtu. Me kogume päeva jooksul väga palju infot, täpselt samamoodi toiduga. Ja seda kõike me ei pea endaga kaasas kandma. Seetõttu on oluline nii enda mõtteid kui ka toitu väga teadlikult läbi seedida. Lubada minna kõigele ebavajalikul, et ta meid ei koormaks. Ja võtta kaasa ainult see, mis on kasulik. Väga hästi. Vabasta poos ja võta endale mugav asend hingamisharjutuseks, sa võid jääda siia samusesse. Täpselt nii, kuidas sinul mugav on. Teeme Nadi Shodhana harjutust. Ma palun sul tõsta enda parem käsi ülesse. Enda nimetissõrm ja keskmine sõrm paned kokku. Pöial ja sõrmuse sõrm on siis laiali. Nimetissõrm ja keskmine sõrm läheb siia kolmanda silma kohale ja pöial läheb siis vasakule paremale ninasõõrmele ja sõrmuse sõrm läheb vasakule ninasõõrmele.
Teeme paar hingamist siin üheskoos täiesti tavaliselt, niimoodi, et me ninasõõrmeid veel kinni ei pane. Hingame koos välja ja sisse. Hingame välja ja sisse. Hingamine selle harjutuse puhul on põhiliselt kõhupiirkonda, kui natukene rinda hingad, siis sellest ei ole mitte midagi. Järgmine kord, kui sa välja hingad, siis suru kinni enda vasakninasõõrmed ja hinga läbi parema ninasõõrme sisse. Parem kinni, hinga läbi vasaku välja. Hinga läbi vasaku sisse. Vasak kinni ja hinga läbi parema välja. Läbi parema sisse. Parem kinni ja hinga läbi vasaku välja. Vasakust sisse. Vasak kinni ja hinga läbi parema välja. Läbi parema sisse. Parem kinni ja hinga läbi vasaku välja. Läbi vasaku sisse. Ja hinga läbi parema välja. Ja nüüd jätkad omas tempos täpselt samamoodi. Viis kordust veel jäänud.
kui sa teed enda viimast kordust, siis ole hea, lõpeta välja hingates läbi vasaku ninasõõrme. Kui sa oled lõpetanud, aseta käed põlvele ja peatu korra siin. Jätka sügavate hingetõmmetega ja vii enda fookus 3. silmale. Hakka vaikselt enda käsi ja varbaid liigutama. Vii fookus hingamisele. Tee natukene sügavamad hingetõmbed. Võid avada silmad. Mina tänan sind ja järgmises praktikas jälle näeme.